Eelmises peatükis me vaatasime, kuidas päist ja jalust aktiveerida ja kuidas sinna ise sisse trükkida mingisugust teksti. Ja nüüd vaatame natukene edasi, ehk kuidas näiteks päisesse ja alusesse lisada mingid konkreetsed välja. Näiteks ma soovin lisada lehekülje nummerdust või kuupäeva, faili nime, kellaaega, midagi sellist. Esimese sammuna täpselt samamoodi vormindusmenüüst valime lehekülg akna. Vastavalt ülevalt valime kas päis või alus. Ja nende lisamiseks ikkagi redigeeri nupp, see sama koht, kus me käsitsi saime trükkida. Ja nüüd, mis te peaksite tegema, on see, et te kõigepealt valite, millisesse osasse te soovite selle välja lisada. Ma praegu vasakpoolsest alast selle käsitsi trükitud harjutuse kustutan ära ja kõigepealt te võite valida siis selliste valmis komplektide hulgast. Näiteks vasakul on konfidentsiaalne, keskosas on näiteks siis kellaaeg ja paremal on lehekülje number. Või tähendab kuupäev, vabandust. Või näiteks faili nimi, siis on lehekülg, siis on lehekülje number. Vastavalt sellele, mis te valisite. Alati võib siia käsitsi neid siin ära märkida ja tavalisel kombel kustutada. Aga te võite ka päist ise kohandada. Kõigepealt aktiveerite vastava osa ja siis all olevatest nuppudest. Kõigepealt esimene valik, faili nimi. Automaatselt ilmub sinna. Keskosasse näiteks lehekülje nimi, ehk siis selle töölehe nimi. Või lehekülg, lehekülje number. Või leheküljed, kui palju kokku on. Ja näiteks viimase asjana kuupäev ja kellaaeg. Kuupäeva vastavalt siis uuendatakse automaatselt. See tähendab seda, et kui te võtate homme lahti, on see homne kuupäev. Täna on tänane. Samamoodi kellaaeg siis printimisel iga kord uuendatakse. See moment, kui te prindite peale viimast tegevust, mis kellaaeg siis oli. Panen parempoolse alasse näiteks kuupäeva. Sobib ja veel kord sobib. Ja nüüd, et näha siis seda päises tehtud muudatust, avan printimise eelvaate ehk lehekülje eelvaate. Ja siin on siis ilusti üleval, natuke suurendan, on need lisatud alad näete näha. Juhul, kui ma soovin neid ära kustutada, vormindus ja jällegi lehekülg. Ja ma võin muidugi ka päise üldse välja lülitada, aga võin ka võtta siis redigeeri ja vastavalt siis muuta. Näiteks, et keskosas ei taha enam midagi või tahan näiteks seal hoopis näha kellaaega. Sobib ja näete, vastav muudatus ongi siis tehtud.